Mõtlesin, et panen teile kokku niisuguse väikese lühikese spikri video teel, et rääkida nendest olulistest nüanssidest, mis siis aitavad teha paremaid pilte. Ja esimene, millele ma juhiksin tähelepanu, on valgus. Et tihti juhtub nii, et me ei saa aru, miks me pildid on ebaõnnestunud. Aga enamasti ebaõnnestunud pildi taga on halb valgus või vale valgus. Ja valgus mõjutab pilti võib-olla kõige enam nii-öelda tehnilise poole pealt. Ja selleks, et me teeksime siis õigeid otsuseid pildistamise hetkel, siis peaksime õppima märkama ja teadma erinevaid valguseid ja aru saama, millal see töötab meie kasuks ja millal meie kahjuks. Ja üks selline hetk siis kindlasti, millega ma võib-olla kõige enam kokku puutun siis oma õpilaste muredega, on see, et pildid ei ole siis piisavalt kvaliteetsed, pannakse süüks võib-olla selle siis nii-öelda seda tehnilist seadet, ehk siis, et minu kaamera ei ole kõige parem. Ja selle jaoks, kui neid pilte vaadata, siis tihtipeale hoopis ei ole mitte küsimus selles, et kui hea see kaamera on, sest ega kaamera ka ei suuda imesid teha, olenemata sellest, et meie tänased telefonikaamerad on ikka nagu korralikult arenenud ja teevadki väga häid pilte ka kehvades valgustes. Aga pildi kvaliteedi vahet me hakkame märkama siis, kui me neid pilte suurelt vaatame. Väikse ekraani peal tundub nagu okei, aga nii kui me seda pilti arvutiekraani peal vaatame, siis ikka päris nii ei ole. Ja toon ühe näite. Ees on ka siin igasugused kevadised lasteaiapeod ja kooli lõpetamised ja siseruumides pildistamisel tihtipeale ei ole meil piisavalt valgust. Ja kaamera, kuna ta siis toimetab automaatselt, siis ta arvestab kohe sellega, et kui on valgust vähe, siis ta hakkab seda valgust juurde looma. Ja seal on nüüd küll tõesti tehnilised nüansid taga, millesse ma praegu laskuma ei hakka, aga enamasti siseruumides liikuvate subjektide pildistamisel juhtub see, et pildid ei ole kontrastsed ja teravad. Ja siin ei olegi midagi teha, sellega tuleb mõneti ka leppida või siis märgata seal ruumis niisuguseid kohti, mis on valgustatud. Näiteks tihtipeale, kui lava peal esinemine toimub, on lavale suunatud valgus ja seal saabki väga hea pildiga see nii-öelda pimedas saalis tehtud, sest kui pildistad lava peal inimesi, siis on see valgus piisav. Aga kui sa tahad pildistada inimesi, kes ei ole lava peal valguse nii-öelda selle sõõri sees, vaid on publiku seas või siis esinevad hoopis seal rahva vahel ja kui sa nüüd hakkad pildistama, siis lihtsalt seda valgust jääb väheks. Lisaks siis sellele, et kehvade piltide taga on tihtipeale piisava valguse puudumine, on ka igavate piltide taga piisavalt huvitava valguse puudumine. Näiteks siis võiksin tuua õhtuvalgust. Seda nimetatakse golden hour inglise keeles, eesti keeles siis kuldne tund ja tavaliselt peetakse seda õhtuvalgust just sellepärast heaks, et ta annab niisugust mõnusat sooja tooni ja teiseks on ta madal ja ta ei ole nii terav kui keskpäevane päike. Sellisel juhul siis me peaksime selle valguse kinni püüdma sinna pilti. Ja nüüd siis tulebki see teema, et kuidas siis pildi peale seda valgust püüda. Ja see ongi võib-olla telefonide puhul üks keerulisemaid momente, sest et kui me pildistame automaatseadetega, ehk võtame taskust telefoni ja teeme pilti ja mitte midagi ei säti, siis võib telefoni kaamera ära kaotada selle ilusa valguse. Et kui näiteks tahabki päikeseloojanguga taustal pilti teha, siis paratamatult hakkab telefon kompenseerima ehk tegema ekraani peal seda pilti heledamaks ja kui ta ei tee isegi ekraani peal, siis ta teeb hiljem siis selle pildi, mis on siis juba ära tehtud. Ja kui meie pilt muutub heledaks, siis me kaotame ka ära värvid tihtipeale ja sellepärast on oluline, et oleks seadistatud enda poolt valgus. Ja siin siis on võimalus ise sekkuda pildistamise protsessi, ehk siis anda telefonile siis sõnum selle kohta, ehk nüüd mina otsustan, milline on õige valgus. Ja selle jaoks on sul vaja siis telefoni ekraani puutuda ja tavaliselt sa puudud selle koha peal, kus sul on sinu nii-öelda peakangelane või tegelane seal pildis. Kas see siis on inimene või on see mingi
mingi muu asi ja vajutad ekraanil selle koha peale, siis tekib niisugune kollane kas ruut või ring, mis näitab selle, et ta nüüd on leidnud selle koha ülesse, kus tema siis seda valgust lugema hakkab. Aga vahest juhtub see, et ka seal ta hakkab tegema automaatikat ja muudab siis nii-öelda selle valguse veel valgemaks ja sellega võib ta hakata sinu seda tulemust rikkuma. Ja kui nüüd te vaatate, siis selle kollase ruuduringi kõrval on päikesemärk ja kui seda päikesemärki liigutada ülesse või allapoole, siis te näete, et pilt muutub heledamaks või tumedamaks. Ja selliselt sa saadki talle anda käskluse, et nüüd mina otsustan seda, milline valgus siis on see õige. Ja siis, kui oled sättinud ise ekraani peal valgust, siis automaatika lülitub välja. No mis on veel siis head valgused, mida siis üks fotohuviline peaks märkama? Et päikeseloojangu valgust meil ei ole alati võtta, aga meil on veel palju muid huvitavaid valgusi, mida siis on hea teada, kui sa pilti teed. Näiteks on meil niisugune valgus, mis on keskpäevane valgus, mis iseenesest on üks igavamaid valguseid ja seal juhtub siis niisugune lugu, et kuna päike on hästi kõrgel, siis ka ja hästi intensiivne, siis tekivad tugevad kontrastid ja see tähendab seda, et tekivad tugevad varjud. Ja sellist valgust tegelikult peaks siis näiteks inimeste pildistamisel vältima, sellepärast et kui päike on meil pea kohal ja varjud tekivad siis meie silma alla ja lõua alla ja nina alla, siis see pilt ei ole enam ilus. Aga kui me tahame keskpäevase päikesega teha nii-öelda loominguliselt huvitavaid pilte, siis me peaksime oskama ära kasutada seda kontrastset valgust. Ja kontrastse valgusega me läheneme pildistamisele võib-olla siis natuke teistmoodi, kui me tavaliselt, ehk siis me otsime seda, kus need kontrastid hakkavad meie pildiga koos töötama. Ja sellisel juhul me leiame sellised momendid, kus päike ja vari annavad meie pildile sellise iseloomu, mida me tavaliselt silmaga ei märka. Kuna siis kaamerad ei näe samamoodi siis valgust, kui meie näeme, et seda nimetatakse valguse dünaamiliseks tajumiseks, ehk siis meie silm näeb siis rohkem nii-öelda halle alasid, aga kaamera silm on suht niisugune konkreetne, et tema jaoks on valge ala ja tume ala. Aga milline valgus on kõige parem portree pildistamiseks? Portree valguseks loetakse kõige paremaks valguseks sellist hajutatud valgust ja selline valgus meil tavaliselt on siis, kui meil päikest silmaga näha ei ole, ehk siis pilved ees. Et kui meil on niisugune kerge suvine pilv ees, siis päikse ees, siis selline valgus ongi tegelikult portree jaoks kõige parem. Märkisin ennem sellist asja nagu valevalgus, et mis asi see valevalgus on? Valevalgus on selline valgus, mis annab pildile mingisugust niisugust tooni, mingisugust varjundit, mis teeb sellest pildist niisuguse mitte väga elava ega ilusa särava pildi. Ja tavaliselt sellised valgused on siis need kunstvalgused. Ja kõige hullemad valgused on tavaliselt need kontorites olevad niisugused torulambid ja niisugused vanasti nimetati neid päevavalguslampideks ja kuidas see päevavalgus või ehk niisugune puhas valgus saadakse, selle taga seisneb see, et segatakse kahte valgust, üks on niisugune lillakas ja teine on rohekas ja need omavahel siis meile silmale märkamatult siis blingivad. Aga kuna kaamera püüab selle hetkel, kui sa nuppu vajutad, ka niisugused valgused kinni, mida me silmaga ei taju, siis need hakkavad pilti rikkuma. Ehk siis, kui on vaja teha pilti ja on sul võimalik valida, siis pigem väldi neid kontorilampe. Kodused lambid, tihti on meil kollaka sooja tooniga ja iseenesest silmale on väga ikka mõnus vaadata, kuid jällegi kaamera püüab selle kollase jume kätte ja siis inimesed muutuvad tihtipeale väga oranžideks või kollasteks. Ja see taas ei ole ilus ja samuti ei ole ka ilus selliste piltidega, vaid sellises valguses ei ole ilus siis pildistada tooteid, sest nii muutuvad ka värvid valeks. Ehk siis, kui valgus on kollakas ja ta paistab näiteks valgele asjale peale, siis sellel valgel asjal on siis niisugune kollakas jume juures ja see kohe kindlasti ei ole hea, kui sa tahad kvaliteetset ja usaldusväärset tootefotot teha.
milline valgus siis oleks kõige parem ka kodus pildistades? Ehk siis ikkagi see aknavalgus või päevane valgus, mitte lauspäikene, sest lauspäikene on nii intensiivne, et ta toob liiga palju detaile välja ja noh, kui inimese näitel, siis mis see inimese peal siis need detailid on. Näiteks kui teed portreed, siis kõik need nahapurrud ja siuksed poorid hakkavad meil seal pildi peal hästi silma. Ja sellist pilti tegelikult me ei taha enamasti vaadata. Ehk siis, kui on nii, et päike paistab aknast sisse, siis tuleks seda päikest valge kangaga katta, seda nimetatakse hajutiks, me tekitame kunstlikult sellise tunde, nagu meil oleks pilv päikese ees. Üks sihuke häkk, mida siis kasutavad ka fotograafid ja videograafid, on valge vannikaardil pannakse ette päikesele, ehk siis selleks, et seda valgust hajutada. Aga teine võimalus on see, et mine siis sellise akna juurde või mine aknast nii kaugele, et see päike täpselt peale ei paista ehk jää sinna valguse ja varjupiiri peale. Ehk pildistatav siis objekt või subjekt ei ole siis selle valguse päikese, lauspäikese käes, vaid ta on seal siis kuskil valguse varjupiiri peal, eks ta saab piisavalt valgust, aga samas mitte liiga palju. Valgusi tegelikult leidub veel erinevaid, aga me täna nendest kõigest ei räägi, sest muidu sellest pisikesest videost saab päris pikk video. Aga need kaks või oli siin isegi rohkem sihukest nippi või märkamist, mida valguse puhul võiks märgata, need tasub endale meelde jätta. Teine oluline asi, millele ma juhin tähelepanu, on see, et kui sa pildistad, siis pildis olevas või kaadris olev paigutus, kõik see info, mis sinna jääb, peab olema selline, et kui inimene sinna vaatab, ehk siis vaataja, mitte siis pildistaja, et ta vaatab, et seal kõik asjad just õige koha peal ja ta saab selle toreda vaatamise emotsiooni kätte. Kompositsioon on foto- ja loomingumaailma üks väga sihuke tugev alustala ja kompositsioonireeglite õppimine aitab saada palju paremaks fotograafiks. Ja kus siis pihta hakata, et fotograafias on nüüd küll üks reegel, mida peaks iga pildistaja tegelikult teadma. See on nii oluline reegel, et isegi telefonides on pandud see nii-öelda reeglijuhis või jooned ekraanile. Ja seda nimetatakse kolmandikureegliks. Et kui te panete telefoni käima ja te näete ekraani peal niisugust ruudustikku, siis see tegelikult ongi kolmandikureegel. Ja see kolmandikureegli õige kasutamine aitabki sul siis pilte paremaks pildistada. Need, kes ei näe nüüd enda ekraani peal selle kolmandiku joonestikku, siis seda on väga lihtne enda ekraanile nii-öelda panna või lisada. Selleks tuleb lihtsalt üldseadete alt üles otsida kolmandiku jooned ja aktiveerida see. iPhone'idel on see seadete koht siis üldseadete all, et see võib natuke segadust tekitada, et ei saa kaamera äpi enda sees sinna liikuda, vaid sa pead minema siis üldisest seadete kohast, otsima üles kaamera ja sealt te leiate need seaded ja seal on siis see ingliskeelselt tähistatud grid ehk siis see nupp tuleks sisse lülitada. Et kuidas siis seda kolmandiku reeglit kasutada? Kolmandiku reegel on oma olemuselt hästi lihtne, ta jagab ekraani kolmeks osaks, võrdseks osaks ja siis tekivad siuksed joonte ristumise kohad. Neid ristumisi kohti nimetatakse huvipunktideks. Ja huvipunktid tähendavad seda, et kui te sinna asetate siis oma kaadris selle olulise tegelase või objekti, siis ta on kompositsioonilises mõttes hea koha peal, ehk siis ta on paigutatud sinna, kus vaataja silm seda hästi haarab. Kui on tegemist suurema objekti või subjektiga, ka inimene on tihtipeale suurem, nii et ta sinna ristumise koha peal ei pruugi kohe ära mahtuda, siis ta asetatakse sinna kolmandiku joonte peale. Ja tavaliselt siis jäetakse vaatamise suunas ruumi. Ehk siis ta ei ole keskel, ta on kolmandiku joone peal ja see, kus inimese kehasuund või vaatamise suund on, sinna jäetakse siis rohkem ruumi. Ka selliste objektide puhul, kes ei ole siis või mis ei ole siis elusad,
Tihtipeale räägitakse ka vaatamise suunast, näiteks vaatamise suund on rattar, mis sõidab, samamoodi autol, toolil, et me tajume ära, et kuhu poole me seda õhku siis jätma peame. Selleks, et jällegi pilt sisukam oleks, siis tuleks ka arvestada seda, et see, kus see tühjem pool on, sinna võiks siis ka midagi põnevat jätta, mis aitaks siis vaatajal panna siis selle objekti või subjekti nii-öelda koos toimima siis taustal oleva siis infoga. Ja lisan siia ka mõned näited, kus on siis näha ilusti seda, et kui meil on kolmandiku peal näiteks inimene, siis tema vaatamise suunas seal taustal me märkame veel midagi. Ja nüüd, kui me oleksime asetanud selle tegelase sinna otse kaadri keskele, kõige keskemale, mida tihtipeale tehakse, siis juhtub see, et vaataja vaatab ainult seda tegelast või siis seda objekti ja ta ei süvene pilti enam rohkem. Selleks, et pildid hakkaksid lugu rääkima, on oluline see, et sa paigutad midagi siis veel ja selleks, et see oluline tegelane või objekt siis ei hakkaks domineerima, siis me lükkame nii-öelda ta keskmest välja. Ja nüüd, kui me vaatame neid pilte, siis me vaatame mõlemat nii-öelda koos toimivana. Me vaatame seda tegelast, me vaatame seda tausta ja meil tekibki niisugune lugu, mis siis vaataja jaoks pakub rohkem põnevust. Mina nimetan seda kolmandiku reegli kompositsiooni jutustavaks kompositsiooniks. See tähendab siis seda, et nii on meil võimalik paigutada pilti rohkem infot kui see üks objekt või subjekt ja me näeme ka sealt vaatajatena nagu rohkemat, ehk siis me aju hakkab kohe genereerima koos siis selle tegelasega seal pildis ja taustaga kokku siis lugu. On olemas veel teisi kompositsioonivõtteid, mis aitavad meil ka sõnumit edastada, aga on ka niisuguseid visuaalseid toredaid kompositsioonivõtteid, mis aitavad pilti loomingulisemaks muuta. Kompositsioonireegleid on tegelikult väga palju ja selleks, et ennast kompositsioonimaailmas rohkem kurssi viia, tasub hakata reegli haaval endal nii-öelda harjutama ja õpetama siis enda silma märkama neid õigeid hetki. Ka mina kunagi, kui alustasin pildistamist nii-öelda teadlikult ja juba lähenesin siis sellele, et mismoodi ma siis pilti vormistan, siis see esimene niisugune avastamise hetk või samm oli see, kui ma hakkasin tõsisemalt kompositsioonimaailmaga ennast kurssi viima. Ja kuidas see siis täpsemalt välja nägi, siis oligi nii, et ma võtsingi üks kompositsioonireegel ja teine kompositsioonireegel ja püüdsin siis pildistamise hetkel neid märgata ja kasutada. Ja selliselt toimides siis me treenime oma aju ka märkab juba siis, kui me teadlikult selle peale enam ei mõtle, vaid lihtsalt, kui me oleme seda piisavalt seda nii-öelda treeninud, seda märkamise lihast, siis üks hetk me avastame seda, et me ei peagi pikalt mõtlema, et tõstame kaamera, vaatame kaadrisse ja me märkame siis neid kompositsiooni elemente ja momente seal ilusti ja oskame neid pilti püüda. Ja selle jaoks siis, et sinagi saaksid seda kõike harjutada, ma pakungi välja mõned niisugused harjutamise variandid, mis on siis võib-olla esialgu nagu vähe niisugused lihtsamad. Kolmandiku reegel on nii või teisiti ilusti telefoni ekraani peal olemas ja seega ei ole teil nagu vaja väga palju isegi mõelda, vaid jälgite neid jooni ja ristumiskohti ja katsetate kuidas siis seda kaadrit sättida. Aga on olemas veel sellised mängulised kompositsioonireeglid, näiteks nagu rütmid ja mustrid. Rütmid ja mustrid on selles mõttes nagu tore sihuke harjutusreegel, sellepärast et aju hakkaks nagu ka vähe teistmoodi seda maailma nägema, kui siis igapäevaselt seda märkab.
Ehk siis ma armastan siin tuua sellist näidet, et kui sa lähed metsa seenele, siis esimese hooga, kui sinna metsa jõuad, vaatad, ühtegi seent ei ole, onju. Ja nüüd, kus sa siis keskendud, vaatad, uurid, tead enam-vähem ka, kus mida leida juba võiks, onju, eelmiste aastate kogemuse põhjal. Ja järsku märkadki, et seal ongi siin seen ja seal seen ja mida rohkem sa neid märkad, seda üks hetk avastadki, et terve metsaalune on seeni täis. Ja sama lugu on siis ka kompositsioonireeglite harjutamisega, et võib alustada siis sihukestest lihtsatest nii-öelda väljakutsetest ja võtetest, et enda aju siis nii-öelda aktiveerida ja panna siis teistmoodi nägema ja märkama. Ja rütmid ja mustrid on selles mõttes üks väga tore niisugune märkamise harjutus, ehk siis otsi enda ümber, kui sa ringi jalutad. Tore on, telefon on taskus, võta välja ja tõsta ekraan nii-öelda oma sinna silmade ette ja vaata. Kas sa märkad kuskil mingit niisugust korduvat nagu rütmi, et üks asi, teine asi, ehk siis nagu korduvust pildis. Ja samamoodi mustreid. Mustreid võime me igal pool näha, näiteks sammaldunud kivi, poriloigu äärde tekkinud niisugune lainetusest niisugune vorm ja katusekivid, ehk siuksed abstraktsed mustrid ja korduvused ja püüagi neid siis pildistada ja vaata, kuidas nad pildi peale jäävad. Et asi veelgi põnevam oleks ja kasulikum, siis proovi ka pildis valguse sättimist selle päikesemärgiga. Et vaata, kuidas siis on, kui sa liigutad, et kas need rütmid muutuvad äkki siis kuidagi mõjusamaks, kui sa valgust maha võtad või vastupidi, kui sa valguse lükkad nii-öelda kõrgemale või intensiivsemaks, võib-olla kaotab siis sealt pildist ära midagi sellist, mida seal ei peakski olema. Ehk siis mängides valgusega saad sa luua siis veel omakorda niisugust loomingulist osa siis sinna pilti. Rütmid, mustrid, et ma panen ka siia mõned näited, kus me võiksime neid märgata ja tajuda. Et siin on hea siis silmaga otsida, kui sa tead, mida sa otsid, küll sa siis ka leiad ja märkad, täpselt nagu seenel käimisegagi. Ja annan siis veel ühe reegli, milleks on raamid. Raame võib siis meie ümber leiduda nii siis siukseid raam nagu pildiraam ehk sihuke realistlik raam. See võib olla aknaraam, see võib olla ukseraam, see võib olla värava avavus, mis iganes, mis meile meenutab raami. Ja kui me midagi sinna raami sisse asetame, siis oleme selles täiesti kindlad, et vaataja märkab seda raami sees olevat. Ehk siis raamid aitavad meil siis juhtida vaataja fookust. On oluline sinna raami sisse midagi püüda, et oleks ka vaatajal vaadata. Abstraktsed raamid on võib-olla natuke alguses keerukam, aga kui sa jällegi silma trennid, küll sa siis seda märkama hakkad. Näiteks abstraktseid raame võime märgata looduses ehk siis oksad, mis ääristavad kaadriservad. Ehk siis silmaga võib-olla ei märkagi seda, vot siin peab kindlasti telefon käes olema ja läbi telefoni on seda või telefoni või fotokaamera ekraani on seda kergem tajuda. Ehk siis see võib olla mingi auk, millest sa läbi pildistad, mis jätab samuti sulle äärtesse siis siukse raamistuse. Ehk siis midagi sellist, mis võib-olla esmapilgul ei tundu raamina, aga fotokaamera läbi moodustab siis raami. Ja siingi on oluline, et midagi oleks vaatajal seal raami sees vaadata, sest muidu on natuke nagu igav pilt. Need siis võib-olla on siuksed head esmased harjutused, mida siis saab siis teha, et õppida loomingulisemalt siis pildistama. Ehk siis märkama rohkem enda ümber maailma selliselt, nagu näeb seda siis tavaliselt fotograaf.
ja see on puhas trenn, et siin ei aita mitte miskit muud, kui siis lihtsalt pildistada ja läbi pildi, kui sa pildi ära teed, siis vaata ja analüüsi seda pilti. Vaata, kas sul õnnestus see või ei õnnestunud ja kui sinu arvates ei õnnestunud, siis mõtle, miks ei õnnestunud. Sest siis sa oskad järgmine kord juba paremini olla valmis selliseks sarnaseks hetkeks ja siis suure tõenäosusega ka saab parema pildi. Nii et jõudu teile! Kaamerad kätte ja pildistama!